Sa tead seda tunnet vahetult enne kassasse minekut, nagu midagi hinnas lihtsalt ei klapi. Selgub, et sa ei kujutanud seda ette. Föderaalžürii Manhattanil kinnitas seda just. Ticketmaster on salajalt lisanud varjatud monopoolse maksu umbes $1.72 suurte USA ürituspaikade piletitele. Nii et samal ajal, kui sina kogusid raha, koostasid eelarvet ja pingutasid, et oma lemmikartisti näha, naesid Ticketmasteri juhid, nimetasid fänne rumalateks ja kiitlesid avalikult, kuidas nad neid paljaks röövivad. See polnud ühekordne asi, see juhtus iga kord. Nüüd saab Ticketmaster lõpuks, mida ta väärib. Esimene peatükk. $1.72 kviitung. 15. aprillil 2026 juhtus midagi, mida elava muusika fännid on aastaid oodanud. New Yorgi föderaalne vandekohus tegi otsuse meelelahutusgigandi Live Nationi ja selle tütarfirma Ticketmasteri vastu. Kohus leidis, et nad vastutavad ebaseadusliku monopoli loomise eest elava meelelahutuse ja piletimüügi valdkonnas, rikkudes nii föderaalseid kui ka osariigi konkurentsiseadusi. Ticketmaster oli aastaid fännidels liiga palju küsinud ja sisuliselt neilt varastanud. $1.72 pileti kohta. See ei tundu palju, selle eest ei saa isegi kohvi osta, aga asi ei ole üksikus tasus. Asi on selles, et seda väikest tasu rakendati ikka ja jälle. See oli tohutu puhas monopoolne kasum, mis tuli otse fännide pangakontodelt. See oli pettus, mis kestis aastaid. Live Nation ja Ticketmaster teenisid selle salakavala taktikaga miljoneid dollareid. See raha läks nende pangakontole, mitte artistidele, mitte tuurimeeskondadele, juhtkonnale, agentidele ega isegi mitte kohtadele, kus üritusi korraldati. Just sellepärast on vandekohtu otsus nii oluline. Sest see polnud Live Nationi ja Ticketmasteri jaoks lihtsalt juriidiline kaotus, vaid pikaajalise rahalise kuriteo paljastamine, mis oli kogu selle aja olnud kõigi silme all peidus. Aastaid koheldi fänne nagu lolle, neile valetati, neile öeldi, et piletihindade tõus on tingitud mingitest ebamäärastest turujõududest või majanduslikest muutustest. Neid peteti uskuma, et kasvavad tootmiskulud või rahahimulised artistid on põhjuseks, miks nad pidid kontserdipiletite eest rohkem maksma. See otsus kukutab kokku selle valede vundamendi. Pärast tuhandete leheküljede finantsdokumentide, raamatupidamisarvestuste ja sisekommunikatsiooni läbivaatamist ei olnud vandekohtul mingit kahtlust. See polnud seotud inflatsiooniga, see polnud seotud artistide nõudmistega. Kõik käis ainult Ticketmasteri ja Live Nationi ümber, kes kasutasid fänne ära igal võimalikul moel. Tõendid näitasid, et see $1.72 polnud seotud ühegi tegeliku teenusekulu ega uuendusega. Ticketmaster ja Live Nation ei pakkunud selle raha eest mitte midagi vastu. Tegu oli ettevõtte peale sunnitud lisatasuga, sest ettevõte teadis, et tal on täielik kontroll. Kui tahtsid näha suurt artisti suures saalis, polnud sellest pääsu. Sa pidid maksma. Aga kui nad saavad iga pileti pealt võtta $1.72 ning keegi ei peata seda, siis mida veel nad seal arvutustes varjavad? Teine peatükk. Hukatuse hooratas. Põhjus, miks Ticketmaster suutis seda varjatud tasu kehtestada ja muuta selle fännide jaoks vältimatuks, taandub millelegi, mida nimetatakse hoorataks. See ongi see, mida Live Nation ettevõtte siseselt oma süsteemi hoorataks nimetab. Omavahel seotud ettevõtete võrgustik ja kogu selle loo tuum. Terves, hüpoteetilises turul täidavad ettevõtted oma selgeid rolle. Promootorid tegelevad etenduste turundamise ja piletimüügi edendamisega. Siis on ettevõtted, kes omavad ja haldavad kohti, kus esinejad saavad üles astuda. Siis on inimesed, kes vastutavad piletite müügi eest ning teised, kes tegelevad parkimise, külalislahkuse ja muu taolisega. Palju erinevaid osapooli, kõigil oma väärtused, reeglid ja prioriteedid. Nad on eraldiseisvad üksused, kuid tegutsevad kõik samal laval. Nad teevad koostööd ja peavad omavahel läbirääkimisi, moodustades keeruka kontrolli ja tasakaalusüsteemi, mille eesmärk on hoida hinnad kliendi jaoks konkurentsivõimelistena. Kui mitu ettevõtet tegutseb samas valdkonnas, siis nad loomulikult konkureerivad omavahel ja mingil määral hoiavad üksteist kontrolli all. Kui piletimüügifirma küsib tarbetuid tasusid, võivad saalid otsustada nendega mitte koostööd teha. Neil on ju palju muid valikuid, mille vahel valida. Ja kui promootor käitub halvasti või on ärakasutav, saavad artistid valida mõne teisega koostöö tegemise. Või kui saal saab halva maine, siis väldivad tuurikorraldajad seda tulevikus. Just Concurrence avaldab ettevõtetele survet ja annab neile motivatsiooni tegutseda teatud standardite järgi. Ja Just Concurrence hoiab hinnad fännide jaoks mõistlikud ja õiglased. Ettevõtted teavad, et kui nad panevad oma hinnad liiga kõrgeks, alandavad konkurendid neid, aga Live Nation ja Ticketmasteri puhul turg nii ei toimi. Kohtuistungil toodi kogu see süsteem kõigile nähtavale ja tõendid olid jahmatavad. Live Nation ei ole lihtsalt osa piletimüügitööstusest, vaid ta ongi piletimüügitööstus. Tema haarmed ulatuvad igasse meelelahutusmaailma nurka. Ta tegeleb artistide managemendiga, ta korraldab tuure.
seal on eksklusiivsed pikaajalised lepingud suurimate kontserdipaikadega ja loomulikult müüb ta pileteid Ticketmasteri kaudu. Live Nation kontrollib 86% esmase piletimüügi turust suurimates kontserdipaikades üle kogu Ameerika Ühendriikide. See on monopol. Live Nationi mõju ei avaldu ainult piletimüügis. Samuti juhib Live Nation 70% suurte tuuride promotsiooniturust ning omab suurt osa teistest alamsektoritest, mis moodustavad piletimüügi ja ürituste tööstuse. Kui üks ettevõte kontrollib nii pakkumist, infrastruktuuri kui ka müüdi kohta, hakkab konkurentsi ja õigluse idee kõlama nagu väljamõeldis. Kuidas saab ükski ettevõte nendega konkureerida? Prokurörid väitsid kohtuasja käigus, et uus ettevõte ei saa lihtsalt teha paremat rakendust või pakkuda väiksemaid tasusid. See peaks sõna otseses mõttes ehitama omaenda esinemispaigad ja sõlmima lepingud omaenda artistidega, et üldse Live Nationiga konkureerimisele lähedale jõuda. See ongi lendratta mõju praktikas. Iga kodar tugevdab järgmist. Omandades esinemispaigad sai Live Nation tagada promotsiooni. Promotsiooni tagades sai sellest piletimüügi de facto allikas. Ja juhtides enamust piletimüügist suutis see säilitada oma kontrolli esinemispaikade üle. Ring saab täis. Ettevõte võis sõlmida uue artistiga managemendi lepingu ning kasutada oma promotsiooni osakonda, et broneerida sellele artistile esinemisi Live Nationile kuuluvates esinemispaikades üle kogu Ameerika. Need esinemispaigad võidi seejärel sundida kasutama Ticketmasterit kui ainsat piletimüügiplatvormi ja $1 ja 72 sendise monopoolse maksu sai hõlpsasti kehtestada. Mitte miski sellest polnud juhus ega turutingimuste kõrvalprodukt. See oli relvaks muudetud süsteem, mis oli loodud tarbijate lõksu püüdmiseks. Juhid teadsid kogu aeg täpselt, mida nad teevad ja asi muutus isiklikuks. 3. peatükk. Lekkinud Slacki lindistused. 2026 aasta märtsis avalikustasid kohtudokumendid konfidentsiaalsed Slacki vestlused Live Nationi piletimüügi juhtide vahel. Nende seas olid sõnumid Ben Bakerilt, kes on Live Nationi kontserdipaikade piletimüügi juht. Need paljastasid koleda tõe ettevõtte tippjuhtide kohta ja selle kohta, kuidas nad oma klientidesse suhtusid. Ühes sõnumis ütles Ben Baker, need inimesed on nii rumalad, et mul on peaaegu kahju neid ära kasutada. Ta tunnistas ka, tsiteerin, neid paljaks röövida, kullake, ning tundis rõõmu selle üle, et sai kõige elementaarsemate teenuste eest küsida röövellikult kõrgeid tasusid. Tsiteerin, ma võtan $50 selle eest, et lasta inimestel murul parkida, LMAO. Baker ütles ühes vestluses teise Live Nationi töötaja Jeff Weinholdiga lisades. Ma võtan $60 lähemal murul parkimise eest. Baker ja teised piletimüügi töötajad mõtlesid, kui kõrgeks nad võiksid erinevate parkimistasemete hinnad tõsta, et inimesed oleksid siiski nõus nende eest maksma. Ta tegi nalja selle üle, kuidas ülemõõdulise parkimise eest küsiti $100, samal ajal kui Jeff Weinhold määras teisel üritusel VIP-parkimise hinnaks $250. Kohtus end kaitstes väitis Baker, et selle keelekasutuse jaoks pole mingit vabandust, nimetades seda väga kahetsusväärseks ja ebaküpseks väljenduseks. Kuid ta väitis, et ta lihtsalt väljendas oma üllatust selle üle, kui palju olid inimesed valmis maksma teenuste eest, mida neil tegelikult vaja polnud. Ja inimesi ei šokeerinud ainult sõnumite keel, šokeeriv oli ka nende taga olev kultuur. Lekkinud info näitas kogu maailmale, mida Baker ja tema kolleegidest juhid muusikasõpradest ja üritustel käijates tegelikult arvasid. Nende sõnumid ei puudutanud seda, kuidas pakkuda kvaliteetseid teenuseid, õiglast hinda ja häid elamusi tavalisele fännile. Nad ei arutanud, kuidas oma brändi paremaks muuta, see oli ainult raha teenimisest. See oli seotud ärakasutamise ja sellele järgnenud pilkamisega. Iga ettevõte tegutseb kasumi nimel, kuid Live Nationi sees kirjeldatud meetodid olid hoopis midagi muud. Turgu monopoliseerides polnud Live Nationil mingit põhjust end tagasi hoida. Selle asemel kasutas Live Nation kriitikute sõnul täiendavaid rahakiskumise taktikaid, tõstes kõigi piletiga seotud asjade hindu. See polnud ainult piletid ja transport. Fännidele lisandus järjest rohkem lisakulusid, kallimad parkimistasemed, VIP uuendused, lisateenused, boonusepaketid, vabatahtlikud lisad. See ei lõppenudki. Nimekiri kasvas nii pikkuse kui hinna poolest. Need juhid polnud lihtsalt ahned. Nad suhtusid oma klientidesse ainult põlgusega ja arvasid, et pääsevad sellest puhtalt. Aga lõpuks tõmbas nende arrogantsus tähelepanu ühele grupile, keda nad ei saanud ära osta. 4. peatükk. Vaikimisraha kokkulepe. Aastaid tundus nende Live Nationi juhtide arrogantsus loogiline, sest nad pääsesid oma kuritegudega puhtalt. Aasta-aastalt pigistasid nad oma klientidelt aina rohkem raha välja. Ticketmasteri masin mürises edasi ja üritustel käijatele jäänud muud üle, kui sellega kaasa minna. Aga 2024 aasta mais kukkus kõik kokku. USA justiitsministeerium koos 30 osariigi ja ringkonna peaprokuröriga esitas monopolivastase hagi. Nad väitsid, et Live Nation omab ebaõiglast ja ebaseaduslikku monopoli live-ürituste sektoris. Hiljem liitusid hagiga ka mitmete teiste osariikide peaprokurörid.
lõpuks näis, et ettevõte võib tõepoolest tagajärgedega silmitsi seista. Mõlemal poolel kulus aega oma juhtumite ettevalmistamiseks, kuid 2. märtsil 2026 algas kohtuprotsess ametlikult. Kuid vaid mõni päev pärast protsessi algust, 9. märtsil, teatas USA justiitsministeerium, et nad on Live Nationiga kokkuleppele jõudnud. Ettevõte maksaks $280 miljonit suuruse kokkuleppesumma, mis jagatakse osalevate osariikide vahel. Tavalise inimese jaoks kõlab 280 miljonit tohutu summana. Aga ettevõtte jaoks, mis teenib igal aastal sõna otseses mõttes miljardeid dollareid tulu, on see vaevu tilk meres. 2023 aasta andmed näitavad, et Live Nation teatas ainuüksi sel aastal $22,7 miljardi suurusest tulust. 280 miljonit on vähem kui 1,5% ettevõtte aastatulust. See on nagu keegi saaks $600 suuruse parkimistrahvi, kui ta teenib aastas $50 000. See ei tundu eriti karistusena ja samuti ei paistas olevat mingisugune heidutus. Kui Live Nation teab, et ta saab inimesi petta ja peab tagasi maksma ainult väikese osa kasumist, siis ta jätkab seda tegemist. See polnud karistus, see oli lihtsalt äritegevuse kulu. See oli viis korporatsioonil oma monopoli säilitada, takistada edasisi uurimisi oma salakavalate võtete kohta ja jätkata äriga, mis põhineb ärakasutamisel. Aga nii ei läinud. Kui justiitsministeerium alt vedas, astusid üksikud osariigid mängu. Kaheparteiline 34 osariigi peaprokuröride koalitsioon vaatas föderaalvalitsuse kokkulepet ja raputas ühiselt pead. Neil polnud huvi Live Nationile lihtsalt kerget noomitust anda. Nad mõistsid, et väike trahv ei ole viis, kuidas monopoli purustada. Nad tahtsid täpselt näha, kuidas see ettevõte tegutseb. Nad tahtsid uurida selle niinimetatud H-ratta sisemist toimimist, et täpselt teada saada, kui palju see organisatsioon inimesi üle kasseeris ja kuidas neil oli õnnestunud sellest nii kaua karistamatult pääseda. Seetõttu nõudsid nad täiemahulist kohtuprotsessi. 5. peatükk – Lossi ümbritsev vallikraav. Kohtuprotsessi ajal taandus Live Nationi kaitse peamiselt ühele lihtsale narratiivile. Me oleme suurimad, sest me oleme parimad. Ettevõte väitis, et nende tohutu suurus, edu ja monopol on kõik lihtsalt selle tulemus, et nad on oma töös väga head. Nende tipptase viis nad üritustööstuse kõigis võtmevaldkondades toiduahela tippu. Inimesed pöördusid loomulikult Ticketmasteri poole tänu selle tehnoloogiale ja kasutajaliidesele. Kui artistid soovisid oma tuure planeerida ja reklaamida, pöördusid nad Live Nationi poole selle ülemaailmse haarde ja tõestatud kogemuse tõttu. See oli veenev argument, kuid mitte selline, mis oleks lähemale uurimisele vastu pidanud. Tõendid näitasid, et Live Nation ei tuginenud oma tohutu turuosa säilitamisel tegelikult mitte oma teenuste tipptasemele ega paremusele, vaid hoopis vastumeetmetele. Pärast 257 suurema USA kontserdipaiga analüüsimist leidis süüdistuse meeskond selge ja järjepideva ettevõttepoolse hirmutamise mustri. Kui mõni kontserdipaik kaalus oma piletimüügilepingu viimist Ticketmasteri konkurendi, näiteks AEG või SeatGeekiga, ähvardas Live Nation neid sisuliselt. Nad andsid edasi sõnumi stiilis. Kui te ei kasuta Ticketmasterit, siis meie artistid teie kontserdipaigas ei esine. Kontrollides või piirates ligipääsu tippartistidele suutis Live Nation kontserdipaiku sisuliselt pantvangis hoida. Üks oluline tunnistus näitas, et Live Nation ei konkureerinud ainult kontserdipaikadega, vaid jälgis neid aktiivselt. Kui sõltumatu kontserdipaik hakkas hoogu koguma, müüs rohkem pileteid ja ületas ootusi, sekkusid väidetavalt juhid. Nad kasutasid agressiivseid taktikaid, et suunata turneed sellest kontserdipaigast eemale või survestada neid liituma Ticketmasteri süsteemiga. Nad kasutasid kõiki võimalikke meetodeid, et takistada konkurendil isegi oma turuosalegi ligipääsemast. Kahjuks Live Nationi jaoks nägi vandekohus sellest kohe läbi ja see viis murrangulise otsuseni, mis võib käivitada suurima ettevõtte likvideerimise kaasaegses ajaloos. 6. peatükk – ettevõtte kokkuvarisemine. Otsus oli nii üksmeelne kui ka laastav Live Nationi jaoks. Vandekohus leidis, et ettevõtte ja selle tütarfirma Ticketmaster vastutavad kõigi föderaalse ja osariigi seaduste alusel esitatud monopolikäitumist ja ebaseadusliku kaubanduse piiramist puudutavates nõuetes. Ärimaailmas on sellised otsused surmaotsus, kuid nii suured kohtuasjad on keerulised ja nende lõpliku lahenduseni jõudmine võtab aega. Isegi kui vandekohus on oma otsuse teinud, ei tähenda see tingimata, et asi on lõppenud. Live Nationil on endiselt õigus otsust edasi kaevata ja tõenäoliselt nad seda ka teevad, kuid vandekohtu otsuse tühistamine võib olla keeruline. Lihtsalt on liiga palju tõendeid, mis annavad selge ja detailse pildi sellest, kuidas ettevõte tegutses. Lõpuks otsustab kohus, kuidas kahju heastada ja kannatanutele hüvitist maksta. Võimalikke lahendusi on mitu. Struktuurne meede sunniks ettevõtet oma varasid müüma või osa oma ärist lahku lööma. Käitumuslik meede kehtestaks ettevõttele uued reeglid selle kohta, kuidas ta edaspidi tegutseda võib. Rahaline meede nõuaks, et ettevõte maksaks kannatanutele rahalist hüvitist.
palju sõltub kohtuniku otsusest. Tema on see, kes lõpuks otsustab, kuidas see juhtum lõpeb. Osariigid on oma seisukoha selgelt välja öelnud. Nad tahavad näha, et Live Nationi monopol lõhutakse ja Ticketmaster sunnitakse maha müüma, murdes sellega suletud ringisüsteemi, mis võimaldas neil nii palju võimu koguda. Live Nation on samal ajal püüdnud kokkulepet saavutada, kuid paanika nende juhtide seas levib. Live Nationi aktsiahinnad langesid pärast otsuse väljakuulutamist üle 6%, samal ajal kui konkurentide nagu StubHub aktsiad tõusid. Investorid olid juba taandumas, teades, mida see otsus tähendaks. Monopol võis kesta aastaid, kuid nüüd on see kokku varisemas. Võitlus sündmustööstuse tuleviku nimel on aga alles algamas. 7. peatükk – fännide kättemaks. See juhtum puudutab palju enamat kui lihtsalt piletitasusid või parkimishindu. See on seotud sellega, kui palju võimu on korporatsioonidel ja kas tavalised inimesed ning osariigi valitsused suudavad neid tegelikult vastutusele võtta. Selles juhtumis võitsid fännid. Ja nad tegid seda tänu millelegi, mida suured ettevõtted vihkavad, konkreetsetele detailidele. Live Nationil oleks olnud lihtne kasutada oma võimu, et vaigistada väiteid kõrgemate hindade kohta või ebamääraseid väiteid turgu valitseva seisundi kohta. Nii et osariigid tulid ettevalmistatult. Nad jagasid päris numbreid, päris andmeid ja konkreetseid fakte. Mitte lihtsalt ülemäärased tasud, vaid $1 ja 72 senti piletite eest. Mitte lihtsalt monopol, vaid 86% kontrolli suurte ürituste toimumispaikade üle. Mitte lihtsalt kuulujutud mürgisest ettevõtte kultuurist, vaid päris Slacki sõnumid, kus juhid naersid selle üle, kui palju raha nad inimestelt võtavad. Ja kõige selle juures on tegevusmall paigas. Kui mõni teine ettevõte proovib midagi sarnast, siis õigussüsteem teab täpselt, kuidas nendega toime tulla. See on oluline. Aga kellelgi pole siin illusioone. Üks kohtuotsus ei paranda kogu tööstust ega too õiglasemaid hindu, kuid see loob tugeva pretsedendi. See annab tulevastele kohtutele ja hagejatele vajaliku jõu ja kindla toetuse, et neid korporatsioone vastutusele võtta. Live Nationi monopol on paljastatud. See ei ole enam lihtsalt hirm, mida inimesed tunnevad pileteid ostes ja justkui peaksid nad maksma ülemäära kõrget hinda. See on nüüd päris. Mis tulevikku puutub, siis see sõltub juba sellest, mis edasi saab. Turg ei olnud piisavalt tugev, et Live Nationi monopoli ohjeldada, kuid kohtul on võimsed täielikult laiali lammutada. Ainus küsimus on, kas ta otsustab seda teha või mitte. Kui see juhtub, ei jää enam miski endiseks. See ei pruugi olla täiuslik, kuid oleks palju õiglasem. Kui üks ettevõte nagu Live Nation saab kõigi silmal nii võimsaks kasvada, siis mis veel võib taustal toimuda? Uuri salajasi rikkaid perekondi, kes juhivad majandust, et näha, milline jõud kujundab meie maailma. Või vaata hoopis seda videot.